Maailm on mul nüüd olemas. Sinul on see kindlasti palju huvitavam ja toredam kui minu oma. Ja nüüd vaatame, kuidas hakata siia erinevaid objekte lisama, nende suurusi ja ka nende värvi muutma. Kui ma nüüd tahan seda maailma natukene täpsemalt vaadata, siis ma võin vajutada selle käe ikoonile ja nüüd ma võin siin hiirega teda liigutada ja võib-olla teise nurga alt vaadata, lähemalt uurida, mis mul seal nurkade taga on. Sellega sa saad ilusti siin liigutada ja seda vaadata. Aga selleks, et objekte lisada, on vaja kasutada seda väikest nagu Kodu GameLabi ikooni. Vajutan sinna peale. Nii, ja nüüd, kui temal on aktiivne ja tal on ümber sellised nagu kollased ruudukesed, nüüd vajutan kuhugi siia keskele ja nüüd see tööriist avanebki. Mina proovin täna siia panna mõne puu ja võib-olla ühe puu ja mõned õunad ka. Puud leiab siit tree ehk puu ikooni alt, vajutan siia peale ja siin nüüd tekivad mulle erinevad võimalused. No mina panin seekord nüüd sellise puu. Vajutan ta peale. Nii ja nüüd on näha. Puu seisab minul keset siit seda maailma. Ja kui ma ei ole selle asukohaga rahul, no siis ma lihtsalt vajutan vasaku hiireklahvi alla ja lohistan ta sinna, kus ta mulle meeldib. No, las ta nüüd olla siis selle koha peal. Aga nüüd mulle tundub, et ta on natuke nüüd suurevõitu siin. Võtan ja vaatan, mida ma temaga veel saan teha. Lähen parema hiireklahvi peale vajutan. Ja siin on nüüd näete selline võimalus nagu change size ehk muuda suurust. Valin selle ära ja nüüd siit alt ribalt ma saan teda natukene väiksemaks või siis üldse hiigel suureks väitada. No mina teda natukene väiksemaks. Ja minu maailmale mulle tundub, no ma panen selle sama ikooni siit kinni nüüd, mulle tundub, et see roheline värv ei ole sobilik minu maailmale, et ma soovin, et see puu oleks teist värvi. Lähen nüüd puu peale ja kas sa näed, et sinna ülesse tekkisid värvivõimalused. Võtan kätte ja liigutan nüüd noolega uue värvi peale. Nooled, mis mul siin klaviatuuril on. Vajutan noole peale, nüüd on sinine. No võt, mina tahangi, et minu puu oleks roosa. Ja nüüd vajutan lihtsalt kuhugi mujale, tulen siin värvi pealt ära. Tahan uuesti värvi muuta, lähen uuesti ja nooltega liigun. Nii. Puu on nüüd olemas, selline vallatu puu liigutab ka ennast siin. Nüüd paneme mõned õunad ka. Lähen nüüd jälle selle kontrollin, et mul selle ikooni, selle objektide ikooni ümber oleksid need kollased äärekesed. Vajutan kuhugi siia ekraanile ja nüüd õunal, see on pildi järgi kohe näha, leian siit Apple alt. Nii, üks õun on kohal. Teeme ühe veel. Lähen ta peale jälle, siia Apple ja õun on siin. Ja samamoodi saan ma nüüd selle sama õunakesega toimetada, et lähen nüüd parema hiireklahviga ta peale, valin siit näiteks change size ja teen ühe õuna kohe selliseks hästi suureks õunaks. Üks on mul suur õun, teine on väike õun. Ja kui tahan, siis lohistan ta kuhugi mujale ja kui tahan, teen sellest punasest õunast endale hoopis kollase õuna. Natukene rohekas jääb selle kollakal taustal, aga muutsin ta värvi ära. Nii, nüüd kui ma olen objektid lisanud, neid objekte saab kõigega programmeerida, selles Kodu GameLabi mängus saavad ka puud rääkida ja toimetada, siis salvestan kindlasti ma töö. Lähen siia jälle siia kodunupu peale, see on ju meeles, kodunupu peale ja valin siit Save My World. Vajutan siia ja temal on siin juba see vana nimi mul ees. Et kui ma tahan, lihtsalt ma võin selle sama kohe salvestada või ka uue nime panna, aga mina jätan selle vana nime ja vajutan nupule Save. Nii. Ja uuesti Save. Ta annab siin hoiatuse, et ma kirjutan selle vana faili üle, aga seda ma ju tahangi teha, sest ma lisasin siia asja juurde. Vajutan Save. Ja nüüd ta ongi mul juba salvestatud.